tere! Tänases fotolugude sarjas räägin teile sellisest paigast nagu Vesiloo ja näitan sinna kõrvale enda tehtud fotosid sealsetest lindudest, loomadest ja maastikest. Vesiloo on siis selline väike saar, mis asub Vilsandist natuke põhja pool ja sinna pääsemiseks on vaja kõigepealt ületada paar veetakistust, kuid need on enamasti üsna madalad, kuskil põlveni või natuke rohkem või vähem. Kui vesi on väga madal, siis sealt võib ka täitsa kuiva jalaga üle saada. Aga samas kui sa hakkad valet teed pidi minema, siis sa võid teoreetiliselt ka rinnust saadik veest läbi minna. Et vanasti, kui seal RMK matkaraja tähiseid ei olnud, siis inimesed läksid tihti peale valest kohast läbi ja sattusid kuskile peaaegu kaelani vette. Aga nüüd enam seda probleemi väga tihti ei esine. Kui veetakistused on ületatud, peaks avanema umbes selline vaatepilt, et see maasäär koosneb siis kiviklibust ja seal peal kasvavad mõned taimed, et siin pildil on siis ees näha ühte merikapsast, mis on seal küllalt tavaline. Ja see pilt on tehtud ühel väga udusel päeval, et seal tagapool paistab natuke ka Vilsandi siluetti. See pilt on tehtud umbes samast kohast, aga natuke hilisemal suvekuul, et nagu näha siis taimestik on juba juurde kasvanud. Ja see pilt meeldib mulle peamiselt loomulikult nende roosade pilvede pärast. Ja siit ma annakski algajatele loodusfotograafidele ühe lihtsa nipi, et kui pildistate loojangut, siis ärge püüdke oma kaamerat alati päikese poole suunata, vaid vaadake ka, mis selja taga toimub. Et tihti peale need ilusad loojanguvärvid on hoopis tükis seal vastasküljel, et loojang ise võib olla täitsa mage, selline lihtne pall kukub merre, aga see, mis vastasküljel toimub, et see on tihti peale hoopis tükis ägedam. Aga nüüd võtame taas suuna Vesiloo poole, et me oleme endiselt veel sääre peal, aga kauguses on näha juba Vesiloo siluetti. Ja siin pildil tundub, nagu horisont oleks väga viltu, mis on loodusfotograafias üsna suur patt, aga tegelikult ei ole, et see udu kuidagi tekitab lihtsalt sellise tunde, nagu horisont oleks hästi kaldus. Vesiloo säär on ajas väga muutlik, kuna ta koosneb peamiselt vaid kiviklibust ja seega suurematel tormidel ja talvedel on väga lihtne neid kiviklibumasse ümber liigutada. Et näiteks siin pildil on näha üks madalamaid kohti Vesiloo säärel, mis minu teada näiteks umbes 10 aastat tagasi oli sellises seisus, et siit sai paadiga läbi minna. Et väike vesi oli lausa vahel. Vesiloo säärel kohtub päris sageli loomadega, et tihti nad lihtsalt kõnnivad sulle mööda säärt vastu ja siis kui sind näevad, siis jooksevad samas suunas tagasi, kus nad tulid. Aga üks mu meeldejäävamaid kogemusi on see, kui ma ükskord sääre pealt põtru pildistasin. Ta oli ka üks varasuvine aeg ja mõtlesin õhtul minna Vesiloole päikese loojangut pildistama. Ja siis ma olin umbes poole sääre peale jõudnud, kui ma vaatasin selja taha ja nägin, et 2 looma kõnnib minu poole. Ja siin kohal ma siis veel kord korrutan algajatele fotograafidele, et kui olete looduses, siis vaadake alati 360 kraadi ümber ringi enda. Et alati ei ole kõige huvitavamad asjad nina ees, vaid tihti nad ilmuvad ka selja tagant järsku välja. Ja samamoodi oli nende põtradega, et kui ma ei oleks ilmselt selja taha vaadanud, siis nad oleks mind varsti märganud ja ära põgenenud. Aga kuna mul õnnestus neid ennem märgata, siis ma kükitasin kähku koha peale maha, seal Vesiloo säärel ei ole suurt kuskil ennast peita. Siis ma lihtsalt kükitasin maha, jäin liikumatult passima ja lootsin, et nad ei märka mind. Ja ma kuidagi vedas ja nad kõndisidki otsa mööda vett minu suunas. Ma ei tea, miks nad mööda vett kõndisid, et nad oleks võinud ju ka mööda kalda äärt kõndida. Aga igatahes mööda vett nad kõndisid ja siin pildil näiteks näete, kuidas üks põder joob merevett. Ja ma väga palju ei julgenud klõpsida, sest nad ikka lõpus, kui nad olid päris lähedal, siis nad natuke liigutasid kõrvu mu nende peegli kõlksude peale. Ja üks hetk siis suurem põder järsku vaataski mind väga kahtlustaval näol ja hakkas tagasi jooksma. Et ma ei tea, kas ta sai aru, et ma olen inimene või ta tundis lõpuks mingit lõhna. Aga igatahes lõpuks siis ta hakkas jooksma ja see on alati üsna halb tunne, kui loom või lind hakkab sinu eest hästi kiiruga ära põgenema. Mitte sellepärast, et fotot enam ei saa teha, vaid lihtsalt see on halb tunne kuidagi, kui üks loom peab mõttetult oma energiat sinu pärast raiskama või kui ta veel paanikast läheb, siis on veel hullem, eks ju, mine tea, jookseb kuskile sandiks ennast. Et see ei ole alati kunagi, eks ju, väga hea tunne.
siin pildil mulle meeldib näiteks see, kuidas paremas nurgas olev kõrreliste puhmas tuule käes liigub ja lisaks on päris huvitav ka see, et kuidas need rohelised taimed siin vasakul ja paremal jätavad sellise korrapärase heki mulje. Ja nüüd järgmisel pildil näeme peamiselt ilusat taevast. See taevas oleks võinud olla veel ilusam, kui mul oleks õnnestunud see üle põlenud koht siin loojangu juures ära päästa. Et ma kasutasin küll kiilfiltrit ja lootsin, et pärast siis digitaalselt saan veel selle üle põlenud koha päästa, aga kahjuks ei õnnestunud, et ilmselt oleks pidanud mingit HDR-i tehnoloogiat kasutama. Ja aga nüüd olemegi juba peaaegu vesiloole jõudnud, et paar sammu veel mööda säärt ja siis oleme kohal. Nüüd see foto ongi juba Vesiloo saare pealt tehtud, et see on siis selline tagasivaade veel Vesiloo sääre peale ja taga paistab Vilsandi saar. Aga kahjuks Vesiloo säär ei jää piltidel kunagi nii ilus, pikk, kitsas, sirge maariba, nagu ta tegelikult on. Et oleks vaja veidi kõrgemat võttenurka, aga selleks vist läheks juba vaja drooni, et saada ilus foto kõrgemalt. Ja see pilt on muidu üks mu lemmikutest, sest siin on super valgus ja lisaks need pilved on hästi sellised ilusad, mitmekesised. Kriitika on mul ainult võib-olla selle suhtes, et ma oleks võinud teda paremini kadreerida, et see vasak nurk on võib-olla veidi liiga tühi, vähemalt nüüd minu maitse jaoks, aga kokkuvõttes mulle ikkagi pilt meeldib. Vesilool võib väga sagedasti ka rebaseid ja kährikuid kohata, et ma olen kunagi sealt isegi ühe uru leidnud ja lisaks on nüüdise ajal seal suviti peal lambad, kes aitavad taimestikku hooldada, kuigi võib-olla oleks sinna vaja juba midagi karmimat, sest saar on väga tihkelt võssa kasvanud, et seal on hästi palju magesõstart ja kadakat, mis katab saare enamjaolt ära, et kui kunagi sai sealt veel risti põiki läbi kõndida, siis nüüdise ajal on see peaaegu et võimatu. Lammastega tuli mul kohe meelde üks maastikupilt, mille ma sellel suvel tegin. Et mul oli kaamera juba statiivi peal valmis ja tegin vaikselt pilte, kui järsku paremast servast kõndis 2 lammast otse kaadrisse ette. Ja ma olin väga õnnelik selle üle, sest nad sobivad päris hästi siia. Ja siin pildil on siis jälle näha, et kuidas pilved võivad ikka nii palju juurde anda ühele pildile. Ja igaks juhuks mainin veel ära, et horisont on ikkagi otse, vaid pilved lähevad hoopis kuidagi viltu. Vesiloo tipus on üks hästi võimas pihlakas, mis isegi, ma arvan, Eesti keskmise pihlakaga võrreldes on päris suur. Aga kui nüüd teda võrrelda Vesiloo taimestikuga, siis mõjub ta ikka erilise hiiglasena. Lisaks on siin pildil näha ka dolomiidi tahvleid, mille vahelt kusjuures võib leida selliseid puukännu kujulisi fossiile. Sageli turistid viivad neid raskeid jurakaid sealt minema ka, aga õnneks mõned on seal kinni dolomiidi küljes ja siis on ikkagi võimalik neid alati näha ja pildistada. Lisaks eelmainitule võib Vesiloolt leida ka väga huvitavaid taimeliike, sealhulgas ka orhideesid ja erinevaid samblikuliike ja teatud aegadel on seal hästi palju liblikaid ja nende röövikuid, nagu siin pildil näha. Ma olen Vesilool mitu korda ka varjetelki kasutanud, et linde pildistada. Et siin korral ma panin siis telgi juba õhtul püsti, ronisin sisse ja siis jäin ootama, et mis linnud ligi tulevad. Et juba õhtu pimeduses tuli üks suur kosklaparv sinna lähedale. Ja hommikul kuskil 6 paiku, kui hakkas valgeks minema, siis tegin silmad lahti, vaatan, et ma olen kajakatest ümber piiratud. Peamiselt siis naerukajakad, aga leidus ka muid liike. Ja nad on üsna tavalised liigid, aga need oli üllatavalt huvitav pildistada, et see taust oli selline kuidagi mõnus ühtlane ja siis nad seal tegid hommikusi puhastamistoimetusi. Ja siis järgmine külaline oli Hele Tilder, keda sain ka pildistada üsna heal sellisel mere taustal, mis minu arust on päris ilus selline ühtlane piisavalt, aga samas natuke ka ikkagi huvitav taust. Ja siis tulid kormoranid järsku plaginaga, lendasid kohale. Neid oli ka täitsa huvitav pildistada, kui nad oma tiibu kuivatasid. Ja siis pildistasin veel linavästrikke ühest teisest küljest, et nad olid hästi lähedal ja siis sain sellise portree pildi lausa teha. Igatahes, kui kunagi Vilsandile satute, siis tasub kindlasti ka Vesilood külastada. Ja kui soovite mõnda nähtud pilti osta, siis võtke minuga ühendust konterdate@gmail.com. Aitäh kuulamast!